Tere tulemast meie podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Helena. Ja mina olen Gertrud. Ja täna on meil külas üks HTG kehalise kasvatuse õpetaja, kelle elu keskmeks on pere, sport ja petank. Meie ees on ei keegi muu kui Aimar Poom. Aitäh, Aimar, et sa tulid meie podcasti ja me alustaksimegi soojendusküsimustega. Ehk siis, kui sa olid väike, noor poisikene, siis kuidas möödasid su suved enamasti? Tere, aitäh kutsumast. Tore on siin olla. Kui ma olin väike poisike, siis mina elasin selles mõttes, ma elasin heal ajal. Mul tegelikult mingis mõttes need ajad ei pruukinud olla väga lihtsalt. Sündisin aastal 1980, Moskva olümpia aastal, ehk siis ma olin väike põhimõtteliselt ju siis Nõukogude Liidu viimastel aastatel Eestis ja siis Eesti Vabariigi algusaastatel. Et õnneks oli siis niiviisi, et ma mäletan, mul oli vist kodus oli mustvalge televiisor, kust põhimõtteliselt ei tulnud mitte midagi, sellepärast et seal võib-olla, ma ei tea, oli paar üksikut telekanalit, mis õhtuti töötasid, nii et mina olin õues põhimõtteliselt kogu aeg. Nii et see oli väga äge. Ja õues siis siuke spordimängud või? Põhimõtteliselt jah, me tegime absoluutselt erinevaid asju. Mäletan rahvastepalli, mängisime hästi palju autoteede peal. Autosid oli vähem, läksime õue, tõmbasime kriidiga autotee peal jooned maha, tampisime rahvastepallina. Sõrvad muidugi kogu aeg paksud, siin ei ole praegu nagu ilus näidata mõnda sõrme, eks ole. Mõnes käid ringi sõrvad, et kogu aeg mingid siuksed nagu mügarikud. Ja siis, kui tuli auto, siis vahepeal auto läbi ja spaid edasi. Et erinevaid asju, et kui ma natuke vanemaks sain, siis me mõtlesime ise välja igasuguseid, näiteks hüppasime kõrgushüpped näiteks õues, kaevasime ise, tegime mingid augukesed, panime postid püsti nagu tellingud, lõime naelad sisse, panime kõrgused peale ja siis vedasime korra aastas, tegime suure võistluse, igaüks vedas oma keldrist mingid vanad, ma ei tea, mingid matid, vanad voodid, mingisugused asjad ja hüppasimegi õues, hüppasime teivashüpped näiteks hüppasime, ma õues olen ligi 3 meetrit, olen hüppanud üle õues nagu teibaga eks, et kellegi lihtsalt aias põhimõtteliselt. Nii et ise võid asju välja mõtlema sellepärast, et siis ei olnud tegelikult sellised asju, võimalus on nagu tänapäeval, et lähed poodi, sa saad osta, et korvpallirõnga näiteks tegime endale ka niiviisi, et mingi metallitsehhi põhimõtteliselt andsime mõõdud, sealt meile tehti rõngas, siis me ise tõsime tagalaua mingid postid, kaevasime mongud maasse, panime selle konstruktsiooni üles ja mängisime. Et nii see käis jah, sest teisi võimalusi ei olnud. 3 meetrit just see teivashüppe osas, et milline see teivas, siis millest ta tehtud oli? See on väga hea küsimus, et teibad olid head noored puud metsast. Kõige parem olid kased, sest kased ju natuke painduvad ka. Aga vahepeal muidugi läksid pooleks ka, et siis pole midagi, hüppasid ratta selga, võtsid sae ja kirve pihku ja läksid metsa. Siis said uue teiba. Nii-öelda jah, et nii see käis. Ma usun, et oled oma elu jooksul ka päris mitmel reisil käinud. Et milline on kõige elamuste rohkem reis olnud? Ma arvan, et kõige elamuste rohkem, põnev on ju käia välismaal, avastada mingeid linnu, teisi kultuure, aga mulle ikkagi meeldis, ma olen ühe korra elus käinud, mis oli nagu selgelt loodusreis. Et käisime Slovakkias, käisime mägedes. Põhimõtteliselt olidki, matkasime mägedes, olid seal mingid jõeorud, mingid erinevad kohad, ma põhimõtteliselt täielik nagu loodusreis, see oli ikka tõsiselt äge, et see kui võimsad ja majesteetlikud on ikkagi nagu mäed näiteks või kus mingi kõrged mingid kosed tulevad alla ja ikka tõsiselt ilus et siis saad ikkagi aru, et inimesena, kus ma ütlen, mõtleme, et me oleme hästi kõvad tegijad ja maailma valitsejad, aga ikkagi loodus kuidagi on ikkagi meist tegelikult võimsam ja kuidagi enda näo järgi kujundanud ikkagi seda nagu maailma, et kuidagi just siuke nagu loodusreisid on mulle ikkagi kõige hingelähedasemad. Aga neid ma tõesti olen siiani tegelikult teinud ainult ühe, nii et ootame järgmist. Seljakoti matk või? Selles mõttes oli ikkagi mingite giididega, aga põhimõtteliselt oli jah, et me käisime, see ei olnud küll väga kõrge mägi tegelikult, oli umbes 2,5 kilomeetrit, selle nimi on Rõži ja ta oli, Slovakkiast läksime mägedesse, aga ta oli tegelikult Poola kõige kõrgem tipp siis. Poola kõige kõrgem mäetik, ehk põhimõtteliselt mäestik oli siis Poola Slovakkia piiri peal ja me hakkasime Slovakkia poolt minema ja kui mäe tippu jõudsime, mis oli Poolas. Ühesõnaga, et siuke, et see oli Poola kõige kõrgem tipp, aga see oli ikka lund oli ja ikka vahepeal oli ikka kohti, kus olid ikkagi ketid, et sa liikusid mööda kalju seina põhimõtteliselt kettidest kinni hoides, eks. Et ikkagi siuksi, et
et täiesti lõpuni ohutu ei olnud, aga noh, ikkagi enam-vähem oli ta nagu ütleme, et ei olnud ka ikkagi nagu otseselt eluohtlik. Tundub nagu väga põnev reis. No. Tahaks isegi minna siin. Kui sa siis olid seal reisil, kindlasti oli mägedes siuke nautimine, kõndimine, et kas sa lihtsalt kuulasid, kõndisid vaikuses rahus või käis mingi muusikaga kõrvaklappidest vahepeal? Ei, selles mõttes, et ma olen nagu alati seda meelt olnud, et ma olen tänapäeval mingist liiga vähe, et inimesed liiga vähe kuulavad tegelikult nagu iseennast või enda mõtteid. Ja mulle meeldib, et kui ma käin jooksmas, ma käin vahepeal suusatamas, siis ma saan kuulata enda mõtteid. Ma muidugi saan aru, miks nagu tõesti tänapäeva elu on järjest kiirem, muidugi, eks me ise valime, et see elu on järjest kiirem. Aga tõesti, et kui sul on mingi vaba hetk näiteks rahulikult, siis paned alati midagi kõrva, tõesti kuuladki mingit podcasti näiteks seda väga podcasti, eks ole. Aga et ikkagi ma arvan, et vahepeal, mida võib-olla soovitaks noortele, on see, et ikka vahepeal võiks ikkagi mitte midagi mitte kuulata. See võib olla mõnele isegi päris harjumatu. Aga kuidagi, et saad iseendaga ikkagi päriselt sõbraks ja kui head mõtted tuleb näiteks eriti just looduses, et värskes õhus mõnusalt ringi liikudes, see võib juhtuda põnevaid asju. Nii et soovitan, et vahepeal võib klapid kõrvast ära võtta. Kindlasti, ma arvan, et see on hea soovitus. Aga ikkagi siiski mingitest lugude juures, kas mingit lemmiklaulu või midagi süükest on ka olnud, mida ka siis vaikuses näiteks vimised vahepeal? See on väga hea küsimus. Eks ikka on mingisuguseid lemmiklaule ja lemmikbänd on mul Roxette, kelle kontserdil mul õnnestus käia ka Tallinnas, see oli Saku Suurhallis ja mulle väga meeldis. Tõesti meeldis, et nad olid muidugi juba suhteliselt vanad, aga nad tõmbasid rahva nii hästi käima, et see oli tõesti uskumatu, mismoodi nagu eestlased tõmmati käima kontserdil. Et see oli tõesti nagu, ma olin Saku Suurhallis, ma olin suhteliselt tagaotsas. Ja põhimõtteliselt kõik umbes rahvas hüppes kogu see saaliks, et see on nagu, ma seal samas Saku Suurhallis käisin näiteks Kylie Minogue kontserdil, mis ta oli siin ikkagi suhteliselt tippus, siuke hästi läbimõeldud nagu hästi suur show, aga umbes inimesed istusid umbes nagu teatris ja vaatasid, eks. Et mis oli äge muidugi, aga ma mõtlen, et see, et tõesti, kui see Roxette tõmbas käima, see oli uskumatu. Aga muidugi, ma olen fänn ka. ma olen ilmselt natuke enne kallutatud, aga mulle see näiteks väga meeldis, et nende laule, The Look näiteks, Roxette, The Look, et seda laulu ma ikka vahepeal ümisin. Ma kujutan ette, neid eestlaseid kipub tihti olema väga raske käima saada kuidagi. Aga mis on rahva kultuuriliselt liigutanud ja jäänud kuidagi eestlaste hinge tujurikkuja? Kas te olete tujurikkut näinud? Jaa. Milline on lemmik sketš? See on hea küsimus. Väga paljud, tõesti väga paljud on erinevad, alates, ma ei tea, see Heath Holonenist ja lõpetades, ma ei tea, mis iganes seal. Et ma ei tea, et kes see seal sõitis, ma ei tea, see ei olnud see katusõitis, see oli see mingi, see on mingisugune politseiniku nali igal juhul, ma ei tule praegu meelde, mis see kits sõitis, jah. Et ühesõnaga, eks ole, et ei saa tõesti head, et ma olen kus mõelnud, et ma tahaksin uuesti üle vaadata. Mul pole kunagi meelde tulnud, praegu ma edasest räägin ja see on mul meelest ära, ma tean, aga et tegelikult nad on ikka tõsiselt naljakad. Et mul on väga kahju, et enam aasta neid ei ole, sest tõsiselt palju vähem on vaadata. Või kuidagi seda ma ootsin ikkagi tõesti, et see oli nagu ikka aasta põhimõtteliselt tipphet nagu. Jaa. Aga ega nad vist väga rohkem ei saaks teha ka, sest muidu nagu kaotab oma võlva ära ilmselt. Võib-olla küll jah, tundus, et see nende jaoks nagu ammendas ka jah, et mul oli üks tuttav tegelikult, kes nagu tegeleski selle väljamõtlemisega, nende lugu väljamõtlemisega, ütleski, et mingi hetk nagu ammendab ära, et las keegi teine äkki tuleb ja võtab üle teeb midagi, aga hetkel midagi väga sarnast ei ole veel tulnud. Kahjuks küll. Liiguksime nüüd edasi soojendusküsimuste juurest siukse peateema juurde ja alustakski sellega, et palun tutvusta iseennast. Olen Aimar, 44-aastane, varsti saan 45-aastaseks, päris palju. Õpetajana on töötanud juba läheb 21. aasta, päris pikalt, aga eelkõige võib-olla, mida ma isegi võiks öelda, mulle väga meeldis, oli ka mingisugune intervjuu oli, ma täpselt ei mäleta, kes oli, mingi kuulus eestlane igal juhul, mingi ajal oli väga kuulus, aga ta enda kirjelduses alustas sellega, et ma olen näiteks 2 lapse ema, oli vist tema, eks. Nii et mina olen 2 lapse isa ja nemad on mulle hetkel kõige tähtsamad. Et lapsed annavad elule väga, väga sügava tähenduse.
et see, kui õnnelikud nad mind teevad ja mind noh, nii-öelda nagu kui palju rõõmu nad annavad, see on nii uskumatu, et muidugi tööd ka otse loomulikult, vahepeal kurbust ka, aga ikkagi noh, see annab elule niivõrd nagu sügav mõtte. Nii et eelkõige ma olen 2 lapse isa, siis kehalise kasvatuse õpetaja Ugu Refneri gümnaasiumis ja petangi fänn. Sellest me veel räägime pikemalt. Usu. Aga mis kujundab inimest on väga lapsepõlv ja alustageme algusest. Et milline laps sina koolis olid? Mis sind huvitas koolis? Koolis ma olin, võib-olla seda praegu väga inimesed ei usuks, aga ma olin väga tagasihoidlik. Ikka väga tagasihoidlik. Tänapäeva noored on ka palju, nad on palju julgemad. Kuidagi see, tänapäeva ühiskond ongi teistsugused, aga see minu ajal oli ikkagi koolis väga tüüpiline see, et ega seal olid väga selged võimupiirid, et õpetaja oli nii-öelda boss, eks ole. Ja siis nii-öelda õppiline rääkis siis, kui kana pissib, või kana teatavasti ei pissi, eks. Ehk siis õpilane ei tohi kunagi suud lahti teha. Vähemalt mitte ilma loata. Aga mina olin koolis, ma olin siuke hästi tagasihoidlik. Ma väga pahandusi teinud, vahepeal ikka natuke tormasin ringi. Ma mäletan, me olime ikka siuksed aktiivsed, et meil meeldis ümber koolimaja, meeldis kulli mängida ja siis panime ikka ringi, siis ühe korra panime seal, jooksin trepist alla, siis jooksin õppejuhatajale, jooksin nagu peaga kõhtu. et suur hoogi trepist, aga jäi vist terveks, et ei olnud hullu, et ütleme nii, et jah. Et mul tänapäeval mul ka meeldib see, kui ma näen, et noored ikkagi liigutavad ja liigutavad õues, et minu arust on nagu väga äge. Seda kahjuks näeb küll järjest vähem, aga ikkagi näeb, et ma nüüd vist kadusin teemast kõrvale, aga jah. Kust tuligi siis otsus minna edasi kehakultuuri õppima ja siuke pikem perspektiiv spordile? Ütleme, et tegelikult minu perekond on peamiselt muusikud. Et see tuleb isa poolt, isa on laulja ja kitarrist, ansambel Yeti oli kunagi, seal ta oli. Ja mitmetes puntides veel ja mul on 2 õde. Üks õde on siis Tallinnas on klaveriõpetaja, ise on solist, käib nii-öelda siis konkursidel, on ka helilooja, loob ise nagu laule juba ta mingisugustel lastelaulu konkursidel, tema laulud olid seal juba kõlasid, nii et ja teine õde on siis Prantsusmaal on džässilaulja. Nii et ütleme, perekond on väga musikaalne. Mina siis läksin ka muusikakooli, see samasse Tartu esimene muusikakool, läksin õppima trummi. Tundus siuke äge, poisile sobib ka, mul on siuke energiat palju ka, sest saad nagu välja elada, trummi mängida. Aga kehv lugu oli nagu, et kui ma läksin, see oligi seal 80-ndate lõppu, 90-ndate algus, siis oli see kehv lugu, et läksin trummi õppima, aga trumme ei olnud. Et muusikakoolis põhimõtteliselt ei olnud trumme. Et vist see õppimine käis Vanemuise teatri all, olid mingid keldrid, mingid päris sügaval, mis tõsi, kui ma olen 2 korrust maa all. Ja seal oli üks trummikomplekt, mida hoiti nagu, ma ei tea, niiviisi, et umbes minusugust tagamanni sinna väga nagu ligi lastud. Ma mäletan, et ma õppisin muusikakoolis, kes võis olla äkki 2 või 3 aastat. Ja selle aja jooksul ma sain päris trummi mängida äkki 2 korda. Ma põhimõtteliselt mängisin xülofoni. Ta on ka siuke üks nagu löökpill ja põhimõtteliselt anti pulgad koju, et harjuta pattide peal. Umbes nagu siin kooli muuseumis, et võtaksid praegu mõned paljad ja paneksid, eks ole, siin tambiks palju see noor poiss püsib koos mingi pattide peal trummi mängida, eks. Aga siis oli siuke aeg ja siis mind nagu tüütaski ära. Mõtlesin, et nagu päriselt ka, et mis ma siin muusikakoolis teen, et ma tulen trummi õppima ja ma ei saa trummi mängida, eks. Iga aasta öeldi, et järgmine aasta trummid tulevad, kunagi tulnud, eks. Ja siis ma tunnistan, et viitsidki väga seal käia ja siis kuidagi hakkasin vaatama nagu ringi ja siis nägingi sporditrenne ja siis et nii ta nagu läks, jah. Aga kas hiljem elus ei ole olnud sellist tunnet, et tahaks uuesti selle huvi üles võtta? Et nüüd on trumme? Ütleme, kusjuures tegelikult ega väga ei ole, sest sport on mind väga paelnud, ta on hästi äge. Ma olen siuke hästi võitluslik, kohati liiga võitluslik. Aga see sobib mulle. Et võib-olla mis veel mu elus oli üks huvitav pöördekoht oli see, et ma kunagi olin väga hea peast arvutaja, ma olen praegugi, aga siis oli siuke võistlus vabariigis nagu Nuputa. Praegu vist on ka tegelikult. Jah, tõesti vahepeal oli kadunud, et taastati, et siis ta oli televisioonis, oli niiviisi, et olid 3 liikmest võistkonnad, oli vist 5. klassis äkki.
et mäletan, me võitsime ära Tartu linna maakonnavooru, ma käisin Üle-Tõnu gümnaasiumis, siis saime televisiooni ja võitsime kindlalt ära, oli vist mingi Eesti veerandfinaal, saime poolfinaali nii-öelda siis Eesti 6 parima kooli hulka. Ja noh, ma arvan, et ma oleks selle ära võitnud suure tõenäosusega selle asja Eestis, sest ma olin, noh, tõesti olime head ja mina olin ka väga hea. Ja siis jälle oli mingi 90 algus, siis öeldi, et mingi hetk öeldi, et sorry, meil sai raha otsa. Nii et nüüd on saade läbi. Kõik. Noh, ja nii oligi. Ja noh, ma olin ka siuke noor poiss, ma ei tea, peaaegu puberteedik, et ma kuidagi solvusin, ma võtsin hinge. Ja noh, tunnistan, et ega ma väga palju pärast seda enam matemaatikat ei õppinud. Kuigi mul pea oli väga hea. Aga noh, kuidagi nagu, noh, tõesti solvusin. Ja siis ei olnud põhimõtteliselt mitte ühtegi teist väljunit ei olnud, olid ainult olümpiaadid, nagu tänapäeval hästi palju erinevaid võistlusi, hästi palju võimalik teha, igal pool internetis või kus iganes, siis ei olnud. No, ja siis kuidagi, vaat selle peale ma olen küll mõelnud, et see oli see hetk, kus et muidu kes teab võib-olla, kes ma praegu oleks. Ma ei tea, matemaatik, IT-mees, kes iganes, eks. Aga sattusin spordi juurde. Ja ma tegelikult olen väga rahul, et selles mõttes ma nagu, noh, et ma ei kahetse kindlasti, aga ma ise olen mõelnud, et võt see võis olla küll üks nagu pöördekoht. Töökohtadena ongi siis olnud ainult sellised spordilaadsed ametid ehk kehalise kasvatusõpetaja, et mitte midagi muud, et no matemaatika vallas midagi sükest ei ole olnud. Ei jah, et selles mõttes mingid suviseid, nii-öelda väiksemaid töökohakesi, kui olid nagu noorem on ikka olnud erinevaid, eks. Üks põnevam oli, ma olin AS Öselfuusis olin pudelipressija. Ja mida see tähendas seda, et need põhimõtteliselt plastpudelid või plasttaara, eks ole. Need siis, et ümber töödelda, need pidi kokku pressima, need tühjad. Ja siis mingiteks nagu suurteks kubikuteks, siis need viidi vist Hollandisse oli ümbertöötusele. Nii et seda mingi sõbraga tegime, et mäletan, läksime suve alguses, kus tööle saime sinna niiviisi, et mõtlesime, et võiks suvel kusagil tööle minna. Ja läksime ise küsima, tead, et Öselfuus siin tee ääres, mingi auto sõitsime ringi vist, et koolivõist keelega lind auto. Mõtlesime, et lähme küsime. Vastusime sisse, küsime, et tere, et kas te meile tööd ei ole anda. Natuke vaadata öeldi, et on küll, mõtlesime, väga hea. Ja siis suveotsa töötasime seal ja kui alguses läksime kohale, oli tüke, ma ei tea, kas Tartu Ülikooli kergejõustikuhallis olete käinud või? No ütleme näiteks, et oli umbes sama suur manees või hall oli maast laeni pudelit täis põhimõtteliselt. Ja siis mõtlesime, et okei, see on tööd mitmeks aastaks, aga tegelikult see hästi kiirelt pisiti kokku ära, nagu nii-öelda tühjad pudelid, et ma arvan, et me tegime mingi paar-kolm kuud suvel tegime, see oligi korras. Oli see nii-öelda hall tühi. Pandipudelid või? No ütleme jah, need vist põhimõtteliselt tänapäeval on pandi jah, et vaata siis oli, ta oligi seal 2000 alguses või isegi 90 lõpus oli see, nii et siis oli natuke teistmoodi, siis isegi ma arvan, et kokku läks kogu plastik, põhimõtteliselt kõik läksid ka mitte ainult need mingid plastikpudelid, vaid näiteks mingid ketšupi pudelid ja asjad, eks ole, tänapäeval oli mingid teistmoodi, aga siis pandi enam-vähem kõik need kokku, aga klaas oli eraldi, et klaasis ei olnud. Teades su spordihuvi, sa oled kindlasti tegelenud hästi paljude erinevate spordialadega. Millega siis sa oled tegelenud? Jah, ütleme see, et kui te ennist küsisite, ma siin, kuna ma muidu räägin suht vähe, siis mul vahepeal meeldib palju rääkida. Et mismoodi ma, ütleme, et alguses ma hakkasin tegelema kergejõustikuga. Ülenurmes oli siuke treener nagu Jaan Tiitsar. Ja siis tema juures ma hakkasin tegelema kergejõustikuga ja siis kust tuli nagu plaan või kust ma sattusin kehalise kasvatusõpetajaks või üldse Tartu Ülikooli. Sest tegelikult, tunnistan nagu ta tihtipeale on, et oli ikkagi juhuslik. Et ma võin nii-öelda kinnitada, et kui ka mõni definialist mõtleb, et 12 klassis veel ei tea, mis ta oma eluga edasi teeb, siis pole midagi. Et mina 12 klassi lõpus ei teadnud absoluutselt, kuhu ma õppin. Ma ei tea, ei olnud mõelnud, noor inimene. Ja siis, aga sõber ütles, et tule kehakultuuri, et ta oli must aasta vanem, et ilgelt äge on, et saad kogu sporti teha ja põhimõtteliselt õppima ei pea. Ja siis ma ütlesin, väga hea, möödud. Sain jõusasti kehakultuuri sisse ja oligi täpselt nii, et väga tore oli, sain täpselt tegele selle, mis mul meeldib, ehk teha sporti. Ja siis, kui ma lõpetasin kehakultuuri ära, siis 5 aastat hiljem, ja eks ma siis õpetamise hetkel olin ka ikkagi täiesti kindel, et ega ma õpetajaks küll tööle ei lähe. Et kes ikka tahab minna, mingid noored, ma ei tea, mingid maragratid, eks ole, see neid kantselda, eks. Aga lõppes sellega, et kevadel lõpetasin ära ja sügisel olin koolis tööl. Et nii nagu see on. Aga et mis spordialadega ma olen siis veel tegelenud, ühe sõnaga oligi kergejõustik, mida ma jätkasin ka ülikoolis, et minu siis sportlik eriala ülikoolis oli ka kergejõustik, et ma olin kiirjooksja.
teenisin Martin Gutmani grupis, kus olid ka Eesti meistrid sees, aga noh, ma ise ei olnud nii andekas ikka kergejõustikus. Nii et teine tegin palju, aga tulemust ei tulnud väga. Aga noh, nii see on, mis parata, ega kui ei proovi, siis teada ei saa. Ja siis hakkasime, alguses läksin tööle õpetajana Lähte-Ühisgümnaasiumisse, seal hakkasime tegelema saalihokiga, mis tundus siuke äge mäng. Ja noh, siis olin 12 aastat tööl Lähtel, siis tulin Treffnerisse. Treffnerisse õpetajad ka olid juba saalihokit mänginud aastaid, me olimegi teinud sõpruskohtumisi Lähte Treffneri kool oma vahel. Meil isegi oli üks ühine saalihoki võistkond, mis mängis Eesti liigas. Oli siis nagu Lähte ja Treffneri kooli peale kokku pandud, mis oli hästi äge. Tegelikult, et näiteks Treffneri õpetajatest mängis seal praegu siis mina, Siim Oks, Heivo Kikkadalu, Toomas Jürgestein, Uwe Saar. Nii et see oli äge jah. Ja noh, siis mingi hetk siis ma sattusin petangi juurde. Ja petangi juurde sattumine toimus selles mõttes, ma ei tea, kas juhuslikult või ta nagu huvitavalt, et ajalehe kuulutuse peale. Et sõber leidis ajalehe kuulutuse, et mingi siuke mäng nagu petank, ma ei olnud kuulnud, ma ei tea, mis petank, ütles, tule lähme koos, et vaatame. Okei, lähme. Et kui esimene kord seal läksin, vaatasin, isegi kuuliksid veeretama ja mingisugused taadikesed seal veeretasid, ütlesin, okei, et las nad siin veeretavad, et ega seda mängima niikuinii hakka. Aga kuidagi läks niiviisi, et tegelikult said aru, et tõsiselt äge mäng on. Ja praegu on tuntud päris palju mängeid juurde nii Tartus kui Eestis ja maailmas ikkagi ka. Et ikkagi tipus on liiga nooremad, nii et praegu ma väga naudin. Siis ühes Niilangu artiklis ma leidsin veel, et triatloniga olete tegelenud. No jah, ma selles mõttes olen täispika triatloni, ma olen teinud läbi. Wow, respekt. See nõuab ikka korralikku treenimist ja ka vaimselt seal ei tohi muusikat kuulata ega midagi siukest, et ongi väise endaga need mitu tundi läbi elada. Jah, ma ei tea täpselt seda, nagu mis reeglid, et kui täna mingi harrastaja teeb, ma ei oska öelda. See võib olla mingi ohutuse pärast, aga ei, me tegime lihtsalt selle pärast, et ennast proovile panna, nagu sõbraga. Ma olen teinud hästi palju erinevaid asju, näiteks langevarjupet või midagi taolist, eks. Ja teataniga oli ka, mõtlesime, et proovime. Me ei olnud kumbki nagu erilised vastupidavusala tegijad. Ei olnud, tõesti olnud, et ütleme, et ma tegin 10 võistlust hästi palju ja mul ikka nagu 1500 meetri jooks oli ikka selgelt üks kõige nõrgemaid alasid. Kuigi ma tegin väga palju trenni, lihtsalt ei olnud, mul ei ole seda vastupidavust soolikat. Aga mõtlesimegi, et me just nagu enam suvalised inimesed tänavalt, et vaatame, et kas teeme ära. Ja tegelikult tegi päris kergelt, et pool aastat ettevalmistust umbes. Ja täiesti rahulikult ilusasti tegime kui esimese korraga ära, nii et ei olnud tulnud midagi. Nii et ma võin kinnitada küll, et ma arvan, teie täiesti vabalt saaksite hakkama, kui te natuke rahulikult valmistuksite. Et tegelikult see ei ole midagi ületamatut, et vahepeal inimesed mõtlevad, aga ütleme nii, et inimorganism või üldse inimene on suuteline saamutama ikka väga-väga palju, kui ta tööd teeb ja vaeva näeb ja endas usub. Nii et ja see oli võib-olla minu õppetund nagu seda, et kui palju ma olen tegelikult suuteline saavutama. Mis tõstab enesehinnangut, eks, et selles mõttes oli see nagu, oli see kogemus äge. Kindlasti. Väga lahe, kunagi peab katsetama ka siis. Ja lähme. Pool aastat ette valmistust. Kuna suveni augustikuus on, paneme nimed kirja ja lähme. Just, me tegime täpselt samamoodi. Kevadel mõtlesime ja sügisel tegime ära. Nii et praegu on ideaalne aega. Vaadake, et äkki on kusagil juba regamine avatud. Siis ei saa enam tagasi ka minna. Jah, täpselt. Just, jah, kui sa oled välja reklaamid, kes õppetajad, et ma lähen ja siis sa pead juba tegema vaata. Kas need spordialad kõik, nagu sa tegeled, jaotavad kuidagi tujula ka, et tekib mingi, kui sul on siuksem raskem periood elus või mingi kuidagi kurb töö, siis on mingi kindel sport, mida sa teed? No ütleme, praegusel ajal ma ikkagi, mul on 3 väga tähtsat asja elus, millega ma tegelen. Kõige tähtsam kindlasti on minu pere, ja minu lapsed, minu abikaasa, aga kõige rohkem aega otsa loomulikult võtab minu töö. Ja 3. on siis petangimäng. Ja ega mul selle kõrvalt eriti aega millestki muuks ei jää. Et kui mul vähegi vaba aega tekib, siis ma selle püüan enda perega veeta. Nii et, aga tõesti, mida ma ikkagi veel jätkuvalt teen ja mida Treffneri õpetajad on aastaid teinud, on ju saalihoki mängimine. Ja selles mõttes saalihoki on küll hea spordiala, et ta võimaldab välja elada. Et ütleme, et kui tuju ikkagi halb on,
siis noh, igal juhul võiks tulla saalihoki trenni, sest noh, ta on nii füüsiline, sa elad seal nii välja, noh, natuke seal noh, natuke rohkem võib-olla, ma ei tea, veid ka ikka, loodetavasti kellele kaigit ei tee, noh, vahepeal või ikka saab mõne popsu. Eks, aga noh, et see võimaldab õpetajatel nagu väga hästi välja elada. Et selles mõttes see saalihoki, ma arvan, tegelikult sobib siia kooli keskmise õpetajatöö ikkagi on tükke, noh, päris emotsionaalne, vahepeal on ikkagi selline närviline. Et tegelikult sobib väga hästi. Noh, jah, et petangimängu, noh, see ei võimalda niiviisi nagu rahuneda. Kuigi ta on teistmoodi, noh, sa pead keskenduma, sa lähed täiesti oma maailma, oma mulli. Aga noh, nagu välja elamise mõttes jah, võib-olla see saalihoki on just nagu väga hea. Sellepärast ei palju õpetajaid käibki seal õpetajate saalihoki. Just. Välja elad. Aga kas sa veedad enda lastega ka hästi palju aega just mingit sporti tehes või lihtsalt aega veetes koos? No kui vähegi võimalik, ma püüan jah teha ikkagi aktiivseid tegevusi ka. Aga noh, ega see alati ei õnnestu. Aga lihtsalt noh, nii palju kui mul aega on, no näiteks nädalavahetusel lubasin, et lähen lastega Aurasse, veekeskusesse. Kahjuks ei saanud 2 lapsega minna, sest ühel tekkis siuke tugevam nohu, noh, et ei hakanud igaks juhuks minema. Aga teisega läksime ja olime umbes mingi pool päeva. Noh, eks siuke, noh, ma muidugi ei suutnud seal kogu aeg temaga seal trepist üles alla kapata ja torust alla lasta, eks ole. Noh, ja seal ujuda basseinis ringi, aga noh, teeme nagu poole osa ajast ikkagi sain hakkama. Nii-öelda, et siis noh, tema muidugi pani ka mingi 4 tundi järjest, eks. Nagu lapsed ikka, aga see on äge. Aga omamoodi sport. Ja otse loomulikult see oligi, ma just võtsin kella ära, Aurasse kellaga ei lähe, eks ole. Siis saunad ja värgid ja siis päeva umbes tulemus oligi see, et said paar tuhat sammu, kuigi tegelikult pool päeva oli sauras, kappisid kogu üles alla ja möllasid seal niiviisi, et aga noh, nii see on. Okei, me oleme väga palju siin puudutanud petangi teemat, aga nüüd lähme äkki natuke sügavuti. Rääkisite, kus sai alguse, et ühest sellest ajalehe kuulutusest, aga kui kaugele sa oled üldse jõudnud praegu, et mis on nagu tähtsamad mingid saavutused olnud? No ütleme nii, et süües kasvab isu. Kui petanki mängima hakkasin, siis alguses mõtlesin, no võiks saada Tartu meistrivõistluste medali. Sinna läks aasta või 2, siis mõtlesin, et võiks saada Tartu meistrivõistluste kulla. No siis läks ka aasta või 2, siis mõtlesin, et nagu Eesti meistrivõistluste kuld. Sinna läks veel paar aastat, eks. Aga ma arvan, et nüüd kõige kõvem saavutus, mis me saavutasime, oligi tegelikult eelmisel sügisel. Et kus siis Tartu petangiklubi pääses siis teiste nagu Euroopa riikide parimate klubidega mängima. Ehk on siis Eurocup ehk põhimõtteliselt on Euroopa riikide siis nagu ütleme Euroopa parimate klubide petangimeistrivõistlused. Ja see on nii, et igast riigist on üks klubi, parim klubi. Ja Eestis eelmine aasta osales Eesti klubide karikavõistlused, osales 13 klubi ja siis parim klubi võitja siis saab mängima nii-öelda sinna Euroopasse. Ja me oleme 2 aastat järjest olnud teised, nii et me tegelikult ei võitnud seda võistlust ära. Aga see võistkond, kes on võitnud, kes on Eesti selge valitseja, Kärdla klubi, nemad loobusid, nad on aastaid käinud, kes teab mis põhjusteleks. Ja siis Tartu klubi sai peale ja siis me teadsime muidugi, et ütleme, et Eesti tase siiski maailmas petangis, olgem ausad, on pigem oleme ikkagi seal tagaotsas reeglina. Aga läksime täiesti peale absoluutselt ilma mingit ootusteta. Ja kuidagi oli natuke õnne ka, me saime väga hea alagruppi, kust vaatasime, et isegi võimalik edasi saada ja suutsime nagu mängida enda taseme väga hästi välja. Ja saime ka alagrupist edasi, 4. alagrupist saime 2 hulka ja pääsesime siis, see oli 28 riiki, pääsesime 14 parim hulka. Seal küll kaotasime siis Monacole, kes on Prantsusmaa naaber ja üks maailma tippriike, et Monaco vastu polnud lootust, aga ikkagi jäime jagama Euroopas 9. kohta, mis on siis Eesti nii-öelda riigi või siis petangiklubide viimaste aastate parim koht ja läbi aegade parima tulemuse kordamine. Nii et ütleme Euroopa 9, et see ei kõla üldse halvasti. Nii et see on ma arvan siiani minu parim saavutus. Mul muidugi on peas ja unistus, et võiks kunagi võtta ikkagi ka medali tiitlivõistlustelt. Aga petank on selles mõttes siuke huvitav spordiala, et ega väga ütleme, kes pole sellega süvitsi tegelenud, see väga ei kujuta ette, kui palju ta on tegelikult meeskonnala. Et enamik võistluseid on triodele ehk kolmikutele. Ja see, et sul peab olema väga hea klapp, põhimõtteliselt pead olema nagu sõbrad. Sest kui tekib mingi äärmine pingeolukord kusagil väga-väga tähtsal hetkel, et siis kõik konfliktid võivad välja tulla. Et see, et maailma parimad petangitiimid on mänginud koos aastaid ja vahepeal 10 aastaid. Et ja nagu ütleme Eestiga on, et ma olen suht väike riik ja meil leida 3 inimest, kes kõik juba on väga motiveeritud, ma ei tea, võib-olla väga paljud trenni teevad väga hea närviga, väga
nii edasi kõik kokku klapivad, et see ei ole lihtne. Nii et aga noh, ütleme, kes teab kunagi, et eks ma ikka unistan, aga noh, et see on hästi keeruline, aga ma arvan, et tegelikult tiitlivõistluste medal võita eestlastele, et see ei ole võimatu. aga mis on see asi, mis hoiab petangi või mis see nagu köidab petangi juures? Miks sa oled jäänud? Noh, ütleme, tegelikult mind köidab petangi juures just see psüühiline pool. Et petank, noh, kui vaadata kõrvalt mängu, ta tundub just mingi kuulikeste veeretamine, noh, viskamine, eks, siis see mäng tegelikult on peas kinni. Noh, ütleme, praktiliselt kogu selle mängu tulemus on peas kinni. Noh, nagu muidugi tegelikult tihtipeale spordis on, et ikkagi tegelikult on enamike spordialadel. Aga just see psüühiline nagu hakkama saamine hästi keerulises nagu olukorras. Et noh, neid mängijaid, kes pingevabas olukorras kusagil treeningul õnnestuvad, neid on hästi palju. Aga see, kui sa lähed tiitlivõistlustele, sa tead, see on tähtis mäng, sa mängid maailma parimate vastu, sa suudad seal nagu nii-öelda keskenduda nii maksimaalselt ja või noh, kuidagi mitte mõelda tulemusele, vaid lihtsalt minna nautima ja noh, et sest kui sa naudid, tavaliselt tuleb hästi välja. Ja vaat see on keeruline ja mulle just see vaimne areng meeldib, et minust nagu ma olen ise väga-väga palju arenenud petangi, noh just tänu petangi mängul just vaimselt. Et see on see, mis mind köidab, see pidev nagu võitlus iseendaga. No muidugi vahepeal lähed närvi ka ja siis peadki suutma rahuneda ja alati ei suudagi. No ja siis püüad parem teha, aga just see vaimne areng, see on see, mis mind selle just köidab. Ja koostöö teiste inimestega ka. No, ja just, no jah, et ütlen, et võib-olla koolis see mulje jää, tegelikult ma olen väga emotsionaalne. Ja minu siuke nagu pigem, no ütleme, minu ikkagi üks vigu nii-öelda petangis on see, et mul on nagu hästi kõrged ootused nii endale kui teistele. Ja noh, et ma ei ole ütleme, alati väga hea tiimikaaslane selles mõttes. Nii et see on just see areng, et ka mulle mismoodi olla hea tiimikaaslane, et noh, kõik ju tahavad, noh, et keegi viska meelega mööda, et selle peale ei tohi närvi minna, sa võid olema toetav, ütlema davai, mängime last olla, noh, see on ikka elu selline, eks. Et see on minu arengukoht ja mulle meeldibki see, et see tuleb mul raskelt, aga noh, ma alla ei anna, ma üritan. Nii et tundub, et äkki ma ikka vaikselt arenen selles mõttes. Koolis on ka palju noori ja kehalise kasvatuse tund ongi siis siuke mõnus vahepala õppimisele ja vaimsele tööle. Et milline on siis kehalise kasvatuse õpetaja roll just selle noore õpilase jaoks ja mida saab tema siis kaasa teha, et aidata neid noori? No jah, et selles mõttes minu arust ütlesite nagu väga tabavalt, et noh ongi, noh võib-olla just eriti Treffneri koolis, noh kus ikkagi päris palju õpitakse või noh peetakse tähtsaks, eks ole, oluliseks, siis kehaline kasvatus on väga hea aine, mis võimaldab lõõgastuda, no ta on hoopis teistsugune. Noh, olgem ausad, kehalist kasvatust noh, tegelikult üks kord nädalas on ju väga vähe. Noh, et kui me räägime mingi nagu tervise, ma ei tea, loomisest või hea tervise tagamisest, siis see üks kord nädalas sellest kindlasti ei piisa. See võiks olla mitu korda rohkem, aga mida mina püüan nagu, ütleme, tunnis alati edasi anda, ongi see, et ma püüan panna õpilasi sporti armastama. Et nad saavad aru, et sport on äge. No, ja see on see võib-olla põhjus, miks noh, ma näiteks teen ka päris palju, ma teen nagu pallimänge, noh, et see poistele meeldib. No tüdrukutele ka ikkagi enamikele, aga noh just see, et selle vähese aja jooksul anda nagu mõista või noh püüda panna õpilast aru saama, et sportimine on äge, et nad tahaksid seda teha ka vabatahtlikult. Et just see on see, noh, mõtlen, et siin on nagu erinevad valikud, noh üks valik oleks see, et noh nagu kunagi nii-öelda Venemaal olid nii-öelda nagu normatiivid, eks ole, öeldi, et iga, noh ma ei tea, 5 meetrit kaugust on 5, 4 meetrit 4, 3 meetrit 3, eks. Noh siis mõni, kes oligi siuke natuke, ma ei tea, võib-olla oligi lühem ja noh ei olnud nii-öelda võimetega, siis saigi umbes 12-3 ja oligi noh nagu, et tema motivatsioon oli nagu hästi madalal. Et ma püüan seda nagu võimalik, noh tõesti, seda nagu rõõmu tekitada, noh tegelikult sportimine ongi äge ja tänapäevas maailmas tegelikult järjest enam ütleb seda uuringuid ju ka, et ikkagi noh nii-öelda nagu noh kuna on noh päris kiire elu ja on palju vaimseid probleeme, siis see füüsiline koormus on hästi oluline, mis aitab seda leevendada. Et noh see võib-olla on see, mida ma püüan nagu edasi anda. Kindlasti, see on eriti praegu hästi oluline, et inimesed rohkem liiguksid. Ja see on väga armas mõtteviis. Jah, aga võib-olla teisest küljest ka küsimus, et kui palju peaks õpetaja olema nagu treeneri, kui palju nagu õpetaja, et õpetama, kuidas mingeid tehnilisi asju teha või peaks just olema nagu see inimene, kes lihtsalt sunnib, mitte ei sunni, aga nagu paneb lihtsalt liikuma. Eks see ongi nagu, et noh, mingisugused
baasoskused peavad olemas olema. Noh, ma ei tea, näiteks toome just näite, et raske on ju, ma ei tea, jalgrattaga sõita, kui ei oska jalgrattaga sõita, eks ole. Või noh, kui ei ole kunagi õppinud, et on ju siukse inimesi tegelikult on, kes ei oska jalgrattaga sõita näiteks, et kes ei oska uisutada, kes ei oska ujuda, kes ei oska suusatada, eks ole. Et aga selles mõttes, kui ma just mõtlen jälle meie kehalise kasvu tunni peale, mida on 1 tund nädalas, siis sellega nagu uusi asju, olgem ausad, tegelikult väga ei õpeta. Et kui tõesti tahta midagi päriselt ära õpetada, siis see tähendaks seda, et võib-olla terve perioodi me kogu aeg teeme ka ainult üht asja, ja siis on lootus, et äkki natukene midagi jääb külge. Et selles mõttes, ma arvan, et see peaks olema nagu nii ja naa, aga ütleme selleks, et ikkagi päris tehniliselt nagu alasid nagu ütleme nullist üles õpetada gümnaasiumis, kui õpilane näiteks pole varem tegelenud, selleks peaks kindlasti olema rohkem kehalise kasvu tunde. Et pigem mina leian, et õpetaja praegusel ajal gümnaasiumis võiks olla rohkem ongi mentor, kes juba tugineb sellele, õpilastel juba praegu on ju mingid valikud ju ilmselt juba välja kujunenud juba põhikoolist, mis neil teha meeldib, näiteks kes tugevdab neid, võib-olla tutvustab juurde, ka vaadake, tegelikult on veel siukest valikut ka, eks. Et ma arvan, et võib-olla siuke lähenemine võiks olla praegu. Kuidas sa üldiselt hindaksid klasside meelsust kehalise kasvatuse tundides ja kas suundade põhiselt on ka kuidagi välja tulnud, et mis klassid on rohkem sportlikumad, millised vähem huvitatud? Ütleme nii, et Treffneris tegelikult meelsus on väga hea. Et miks ma seda julgen öelda, on see, et ma toetasin ikkagi pikalt Lähte ühisgümnaasiumis ka. Et ma ei ütle, et sealjuures on meelsus halb. Et maalapsed rohkem liiguvad jala, mis iganes seal toimetavad, võib-olla, ma ei tea, talutööd, ma ei tea, mis iga maatööd väljaseks. Et füüsilised võimetelt ilmselt olid paremad kui linnalapsed, mis on loogiline. Samas Treffneris on intelligentsed ja ütleme väga kõrge sisemise motivatsiooniga õpilased ja ütleme niiviisi, et kui näiteks Lähtel võis olla seda, et päris palju poisid ütlesid, aga ma ei ropenda kõvasti, ütlen pekki, pane mulle see 3 ära või pane see 2 sisse, eks. Siis Treffneris sellist asja ei ole. Ja kui ma Treffneristile räägin, siis Treffneris ma saan päriselt olla õpetajaga gümnaasiumis, et kui öeldagi, et et kui ma räägin neile, vaata, et tee seda sellepärast, et see on võib-olla, ma ei tea, su tuleviku terviseks kasulik näiteks, siis ma näen, et mind päriselt kuulatakse. Et igas Eesti gümnaasiumis ma arvan, seda tegelikult ei ole, et kui õpetaja räägib, siis teda ikka päriselt võib-olla ei kuulata ka. Põhikoolist üldse ei hakka rääkima. Ütleme nii, et suundadega natuke ikka on erinevad. See on ju ka loomulik. Et muidugi ma ei ole võib-olla selles mõttes ju päris adekvaatne vastaja, et ma õpetan ainult poisse. Või muidugi me teeme tihtipeale tüdrukutega koos tundi, eks. Aga mina õpetan ikkagi poisse. Ja reaalklassid on tavaliselt ikkagi spordis paremad. Nad on võitluslikumad. Kuidagi nad on, ma ei tea, kas nad on rohkem maksimalistid. Ma arvan, Treffneristid on kõik maksimalistid. See on vahepeal hea, vahepeal ei ole hea, kui liiga hulluks minna. Ma tean, ma ise olen täpselt samasugune. Aga et spordi poolelt jah, pigem on ikkagi nii olnud, et kui me vaatame näiteks klassitevahelisi turniire, siis pigem on ikkagi reaalklassid need, kes on seal reeglina eesotsas. Et huvitav, et vahepeal oli küll väga pikalt, praegu seda pigem vist ei ole, vahepeal oli, et saaljokis, just saaljokis olid valitsejad, olid C-klassid. Ja päris pikalt oli, päris mitmed lennud järjest olid C-klassid. Wow. Ja. Aga praegusel hetkel pigem tundub on ikkagi A-B-d. Kui ma veidi eeltööd tegin, siis ma sattusin sellisele vahvale üritusele, mis toimub 7 aastat tagasi, kus üks õpilane, Kevin Reisenbuk, kutsus teid petangid vällile 100 euro peale. Et mis te arvasite sellest ideest ja kui populaarne see üldse oli see sündmus? See oli, ütleme, tegelikult oli see niiviisi, et õpetajad panevad kooli siis pallile, panevad vahepeal mingeid asju oksjonile. Okay. Ja ma panin oksjonile sellise veksli nii-öelda, et kes selle ostab, siis saab minuga mängida 1-1 100 euro peale. Või mitte 100 euro peale, vaid et saab mängida minuga 1-1 ja kui ta mind võidab, ma maksan talle 100 eurot. Et tema nii-öelda pidi selle veksli siis välja ostma või lunastama. Ja ma muidu olen seda püüdnud praegugi teha. Aga kahjuks ma ei ole väga julgenud teha, sellepärast et siin paar aastat tagasi lõpetas üks väga hea petangimängija Robin Auskooli ja praegu Robin Randrüüt on samuti Eesti tippmängija, nii et ma ei ole julgenud seda teha. Aga kui neid kahte ei oleks, siis ma olen tegelikult selle peale mõelnud küll, et äkki paneks uue veksli, et kes mind võidab, saab 1000 eurot. Näiteks. Ütleme, et kui on ikkagi algajad mängijad, siis protsent on ikka äärmiselt madal. Aga unistage suurelt. Et unistama peab suurelt. Aga see oli väga populaarne, et see oli väga äge. Et selle petangi mängimisega me koolis on ka niiviisi, et alguses, kui see petangi jälle tehti, siis mul endal ka, kui ma mäletan, kas oli 2018 või,
Mul siis no üks laps oli just äsja sündinud, teine oli 2-aastane, võib-olla mul oli rohkem aega, ma ei tea. Aga siis ütleme niiviisi, et ma tegin palju turniire. Ka nagu see lõppeaasta sees ja põhimõtteliselt see petangi oli iga pikk vahetund oli kogu aeg täis rahvast. Nii et sinna ei mahtunud, vahepeal ei mahtunud mängima. Inimesed tulid, vaatasid sisse ja nägid, et on täis läksid minema, eks. Et praegu ei ole, ma tunnistangi, et mul just pole praegu aega ja energiat, et seda teha. Aga kui nagu et petangis, Treffneris saaks väga palju häid petangimängeid, kui tegelikult oleks mingi inimene, kellel on praegu sära silmisi aega, et sellega tegeleda. Võib-olla mul kunagi on, ma loodan. Aga see üldse oli väga populaarne, et see oli petangi, me mängisime seal keskmisel rajal. Põhimõtteliselt kogu petangi all oli inimesi täis, oli mitukümmend inimest, kes vaatas. Lisaks oli otse ülekanne veebi, et Heivo Hikadalas aitas teha, nii et see oli nagu väga äge üritus. Et ma mõtlengi, et ma olen tegelikult mõelnud selle võiks uuesti teha, aga ma ei tea, siis ma pean mõtlema, et ma ei julge küll, nii julge ma ei ole jah, et need kaks nagu Eesti tipppetankerit, et neil ma ikka võin kaotada. Kahjuks. Et nii see on. See oleks ka päris huvitav vaadata litsentsiga mängijaid ja teid võistlemas. Ma arvan, et see saaks ka päris populaarne olema. Võid väiksema summa peale teha, siis ei ole nii karjumäng. Aga sellest ajast saati, kui te olete Treffneris töötanud, mis on nüüd juba 10 aastat saab täis? Jah, 11 juba läheb. Selge, siis on olnud 2 klassi, klassijuhatajana. Ja 21 ja 18. Praegu teil ei ole ühtegi, aga kas igatsed seda aega või mingeid külgi, mis selle rolliga kaasnesid? Jah, et ütleme selles mõttes, ma pean tunnistama, et mulle Treffneris väga meeldis olla klassijuhataja. Et eelmises koolis mulle nii meeldinud, et kuidagi, ma ei tea, on siis kuidagi särasilmsemad ja motiveeritumad õpilased, aga seal ikka klassijuhatajana ma tundsin, et mina tahtsin mingeid asju teha. Et mina pidin olema eestvedaja mingitel erinevatel üritustel. Umbes, et küsisime, et kas teeme või teeme. Ma ei tea, teeme, aga kas keegi tahaks eestvedada? Ei, eks. Et Treffneris mulle tõesti meeldis, et klassid olid aktiivsed, ise tegid, muidugi ma vahepeal aitasin, suunasin. Nii et mul selles mõttes Treffneris küll väga meeldis olla klassijuhataja. Et ma olin 6 aastat järjest ja praegu ma võtsin vaheaasta, kuna mul vanem laps teele läks kooli. Et siis ma võtsin vaheaastana, et vaatame, mis tulevik toob. Et lihtsalt niiviisi on mul natuke rohkem aega energiat nagu enda pere jaoks. Aga mulle see kindlasti meeldis. Mis see kogemus ühele õpetajale juurde annab, et olla klassijuhatajaga? Ma arvan, et see annab seda, et see seob sind mingis mõttes palju rohkem õpilastega kokku. Olla nagu lihtsalt aineõpetaja, näiteks kehalise kasvatuse õpetaja, sa näed õpilasi korra nädalas. Et sul ei teki tegelikult mingit väga tugevat sidet nendega, aga klassijuhatajaga sellega on hoopis teistmoodi. Ja selles mõttes õpetaja töö on, vahepeal, kui sul on mingi väga tore klass näiteks ja alguses ma mäletangi, et kui näiteks ongi, kui sa näiteks ütleme esimene klass lõpetab, siis võib ikka päris kurb tunne olla, sest mingis mõttes nagu sust võetakse nagu tükike küljest ära, et sa oled nii kokku kasvanud selle 3 aastaga. Õpilased on noored, nemad on edasi, need on ülikooli ja need on ikka äge, eks ole. Aga siis õpetaja jääb sinna, mõtleb, et oli, et näed, ei tule tagasi. Võib-olla on viimane klass ka näiteks, eks ole, nii hea mälestus, et tegelikult vahepeal on päris kurb. Pole hullu, sellest õpid üle saama, see ongi õpetaja töö. Aga et võib-olla selles mõttes jah, et ma arvan, et ta annab nii-öelda nagu lisa siukse, nagu lisaväljundi. Mul endal tekkis kindlasti ka küsimuse siiamaani on see, et kuidas te tööpäeval jaksate nii hilja õhtul sporditurniire korraldada? Need kestavad ikkagi reeglina umbes 7-ni ja võtavad nagu kauem aega, kui tavaline tööpäev peaks kestma. Et mis see nagu motiveerib neid sporditurniire korraldama? See on väga hea küsimus. Või see nagu kohustus? Eks ta on kohustus ka, sellepärast, et ta on kogu aeg olnud niiviisi. Okay. Et see on väga aktuaalne küsimus. Et minu jaoks just selles mõttes, et mis tegelikult ikkagi, mis tihtipeale õpetajale ongi kõige olulisem on see, et kui on särasilmsed õpilased, et kui õpilased ütlevad õpetajaga teeme, ja siis palju klassi tahavad teha ja nad tõesti tulevad ja naudivad ja see on vahepeal suurim palk õpetajale. Aga tõesti, mina hetkel tunnen ka, et ega see ei ole lihtne, sellepärast, et mul ei ole muidu, et mul on muidu ka ikkagi pikad päevad, sest tavaliselt on iga päev tunnid, õhtul on treeningud. Aga see, et ma tahaks ikkagi natuke rohkem aega olla enda lastega koos. Et lapsed mingid kasvavad suureks.
et võib-olla kui mul lapsi ja peret poleks, võib-olla see oleks ka mu elu, miks mitte, ma arvan, et siia nagu tegeleda hommikust õhtuni nagu Delfini koolis võiks olla tegelikult jumala äge. Aga et tõepoolest ja veel neid turniire selles mõttes korraldada just nagu vilistada, see on tegelikult hästi raske, et väga paljud, aga Delfinil veel vähem, aga ikkagi kommenteeritakse, mis see kohtuniku töö, see oli, ma ei tea, see oli väljas, eks ole, ja siis oli viga, see ei olnud viga, eks ole, aga kohtuniku töö on tegelikult kohutavalt raske. Ja põhimõtteliselt praktiliselt selles mõttes täiesti tänamatu, et peaaegu mitte keegi tuleb ütle sulle kunagi, et väga hea vile oli, aga kui vile meeldis, tulevad kogu aeg seletama, eks. Ega keegi meelega valesti ju ei vilista, me vilistame nagu oskame, eks ole, vahepeal ongi kaheldavad ja ongi, et meid ei ole koolis varri, on ju. Kuigi vahepeal teen nalja, et on meil seal, seal üleval klaasi taga, et istuvad, need on meil varri kohtunikud, kes on vahepeal seal arvutis, eks ole, aga tegelikult ei ole, nii et selles mõttes ongi raske, jah. Aga see ikka, tuleb hakkama saada, harjud ära ja pikku ja nii see on. Ja nüüd ka lõpetuseks, kuna sa puutud igapäevast kokku ka gümnasistidega, kas sul oleks mingi soovitus anda neile ja jagada? Soovitus oleks kindlasti palju, aga võib-olla see, et tuleb endasse uskuda näiteks, et trefneristi puhul tõesti, et ja seda on muidu täiesti siiralt, et trefneristid nad on nii targad, nad on nii intelligentsed, et nad võivad saavutada praktiliselt mida iganes. Kõik trefneristid võivad saavutada praktiliselt mida iganes. Lihtsalt tuleb endasse uskuda. Aga siin podcasti käigus juba tulid mõned väga head soovitused. Et võiks liikuda ja võiks olla vaikuses oma mõtetega. Juba need on arvan päris head mõtted. Aitäh, et tulid meie podcasti ja rääkisid meiega. Ja et sa tulid rääkima, meil on ka väike kingitus meie sponsorite õpilasfirma siis For Outsi poolt. Et kuna väga sportlikud päevad vajavad palju energiat, siis üksed energiapallid näksimiseks tänutäheks. Väga äge, aitäh teile, siis kuluvad nendel turniiridel ära. Kindlasti. Jah, aitäh. Aitäh ka meie kuulajatele ja meie sponsorile, õpilasfirmale For Outsile. Jälgige meid ka Instagramis ja kohtume taas juba järgmisel esmaspäeval.